ajab asja ära, ütles ta. Moor otsis kotist linnusule, kastis salvi sisse ja võidis vanaema silmi. Siis andis ta vanaemale mõned tilgad vedelikku. Tüdruk jälgis hingetuna kunksmoori tegevust. Vanaemaga ei toimunud mingit muutust. Tüdruk oli nii pettunud, et hakkas nutma. Kannatust, laps, ütles kunksmoor. Haigus tuleb hobustega, aga läheb härgadega. Homme tulen ma jälle. Kunksmoor käis usinasti päev päeva kõrval vanaemale tilku andmas ja salvi panemas. Kuni lõpuks ühel päeval ütles vanaema äkki selge häälega. Ma näen, vanaema, hõiskas tüdruk. Kas sa tõesti näed mind? Vanaema tõusis voodiservale istuma, tunnistas lapselapst tähelepanelike silmadega ja ütles. Näh, oled sina aga vahepeal suureks tüdrukuks kasvanud. Siis tõusis ta üles, võttis kapist riided, pani need selga ja hakkas voodit korda tegema. Mine lapsuke, katta laud ära, ütles ta. Külalisele tarvis meeleiba ja piima pakkuda. Kunksmoor kiikus mõnusasti kiittoolis, jootas piima ning meeleiba. Kunksmoor tuiskas ringi ja ravitses, ruhitses, parandas ning praavitas. Lõpuks hakkasid tööd ühele poole saama. Moor oli teinud terveks 9 langetöbist ja 10 külmtöbist, 1 pidalitöbine lisaks. 6 kurti kuulsid nüüd iga kõbinat ja 8 tumma lubisesid ööd ja päevad kokku. Pimedaid sai nägijateks tükki 20. 40 vanaema ja 36 vanaisa olid jälle terved ja reipad nagu muistegi. 7 korda oli kunksmoor käinud vahepeal oma saarelt rohtusid toomas ja tänaval ei tohtinud ta ennast enam näidata. Nii kui kunksmoor kuskile ilmus, ümbritses teda kohe imetlev rahvasumm, kes nõudis, et moor kuulutaks tulevikku ja teeks oma kunste ning nõiavigureid. Lõpuks oli kunksmoor surmani tüdinud. Raskeks läheb siin linnas, ütles ta kapten Trummile. Nüüd lähme koju tagasi. Trumm oli kohe nõus. Ka tema igatses juba saare rahu ja vaikust taga. Ainult ühe külaskäigu oleks Trumm veel teha tahtnud. Nimelt oli ta eelmisel päeval sattunud kokku Kalli kooli vennaga, kes pikka aega võõrsil oli viibinud ning just äsja oma naisega koju tagasi jõudnud. Hea küll oli kunksmoor valmis külas ära käima. Ainult selle jätame ütlemata, kes ma olen. Sõbra juures oli kena ja mugav istuda ja kohvi juua. Sõbranaine oli küpsetanud mitut seltsi pirukaid ja kooke selle kauge võõramaa retseptide järgi, kus nad olid tulnud. Teineteise võidu jutustas pererahvas huvitavaid lugusid sellest, mis nendega võõrsil oli juhtunud ja mida nad seal kõik olid näinud. Me saime tuttavaks ka kohaliku nõiaga, ütles maja perenaine võluvalt naerdes. Teie ei kujuta ette, kui tõsiselt sealt maarahvas tema nõia võimetesse usub. Kapten Trumm vaatas veidi murelikult kunksmoori poole, kuid moor naeratas viisakalt ja ütles, kui huvitav. Me olime juures, jutustas maja peremees, kui nõid trummi ja lauluga vihma välja kutsus. Kas hakkas sadama, küsis kunksmoor. Öelge ometi, tõepoolest hakkas, ütles maja perenaine ja naeris jälle. Me saime läbi märjaks. Mul on muuseas üks jahiõnne loitsimine, isegi lindile võetud väga omapärane laul, ütles maja peremees. Kohe kuulete. Ta tõusis püsti, otsis lindi välja ja pani magnetofoni käima. Esmalt oli kuulda tasast trummipürinat, siis hakkas kõrge vanamehe hääl laulma. Trumm vaatas kunksmoorile otsa. Moori silmad välkatasid hetkeks, siis naaldus moor vastu tugitooli seljatuge ja jäi huvitatud ilmel kuulama. Vanamees lindil laulis sisendava häälega, laulutempo muutus üha kiiremaks ja rütm läks säravamaks. Äkki vaatas maja perenaine üles lae poole ja karjatas. Kõik tõstsid puhkunult silmad. Oli mida vaadata.
tasase sahinaga lendlesid lae all ringi paar tosinat paksu pasani. Peremees kargas ehmunult püsti. Kunksmoor pistis ebaviisakalt valjusti naerma, tõesti tubli nõik riiskas ta. Linde tuli järjest juurde. Juba polnud kõigil enam ruumi lennata. Muist laskusid mööblile ning põrandale. Mõned lendasid Kunksmoori juurde ja Kunksmoor laskis neil oma poest koogipuru nokkida. Keera ometi magnetofon kinni, hüüdis maja perenaine. Peremees sööstis pilli juurde ja lülitas selle välja. Linnud muutusid rahutuks ja hakkasid läbisegi tiibadega vehkima. Pererahvas vaatas hirmunult seda mõllu pealt. Kunksmoor naeratas vaevumärgitavalt ja ürises midagi. Linnud jäid pikkamisi vaikseks, siis päris liikumatuks, libisesid seintele lähemale ja moodustasid äkki kauni tapeedimustri. See oli küll õige ootamatu lugu, ütles maja peremees uskumatult tapeeti silmitsedes. Me oleme seda linti korduvalt kuulanud, kuid niisugust asja pole veel kunagi olnud. Pole midagi, kihistas Kunksmoor, hoidudes kapteni poole vaatamast, oli väga lõbus. Nad jätkasid vestlust ja kohvi joomist ning pererahvas kogus ennast kiiresti. Õigupoolest olid nad väga ülevil ja õnnelikud, et neil on niisugune imetlik magnetofoniliit ja selle ebatavalise päritoluga kaunis tapeet. Mõne aja pärast muutus aga Kunksmoor rahutuks ning hakkas heitma ärevaid pilke akna suunas. Mis on, küsis maja perenaine seda märgates sõbralikult. Ei midagi, ütles Kunksmoor ja püüdis oma rahutust varjata. Veidi aega see õnnestus, siis aga kargas Kunksmoor korraga püsti ja hüüdis. Loon alles lohakus ning samas tormas ta uksest välja. Pererahvas vaatas talle kohnukult järele. Perenaine pani Kunksmoori märkus natuke pahaks. Kas ta on sageli niisugune veidi eriskummaline, küsis maja peremees ettevaatlikult, et mitte trummi surnuta. Ei, mitte just väga, kogeles kapten vastu. Aga viimasel kardan, et ta on endale tööga liiga teinud. Kunksmoor sõõtsis trepist alla tänavale. Läbi liiklusmuru kihutas ta paar tänavavahet edasi, jäi seisma 8-korrulise maja ees ja ajas käed õieli. Samal hetkel potsatas kõige ülemise korruse lahtisest aknast ta käte vahele pisike priske poisslaps. Muidugi kogunes ümber Kunksmoori poherahva murd. Moor muutus seda vaid närviliseks ja süngeks. Ta torskas lapsukese kõige lähemal seisjale kaenlasse ja pistis lihtsalt putku. Paar hetke hiljem ilmus ta veidi hingeldades tagasi kohvilauda. Mu närvid ei pea enam vastu, ütles ta karglikult trommile. Sündmused hakkavad kuidagi liiga kiiresti vahelduma ja üksteise otsa kuhjuma. Ma ei suuda millelegi keskenduda. Maja peremees ja maja perenaine naeratasid mõistvalt. Te peate puhkama, kullake, ütles maja perenaine. Puhkus võib imet teha. Kohe täna õhtul läheme koju saarele tagasi, lausus Kunksmoor otsustavalt. Ja seda nad tegidki. Kaasa võtsid nad trummi meremehe kasti, kuhu trumm pakkis kõik oma joonistamistarved, kõik oma puhtad sokid ja sooja villase kampsuni. Mõni aeg läks mööda, jää sulas ja marud tormasid pahinal ringi. Kunksmoori saarele tuli kevad. Kogu järel talve olid Kunksmoor ja kapten Trumm raamatu töö juures istunud. Nüüd ei tahtnud see töö enam kuidagi. Nad ei läbelenud enam üldse tuhasuunda. Terve saar oli kevadist valgust täis ja pikkamööda hakkas minema soojaks.
Ühel hommikul ärkasid nad kummaliste luikavate helide peale. Luiged, üllatas Kunksmoor ja hüppas üles. Trumm nägi, et ta silmad helkisid nagu noorel tüdrukul. Ka Trumm kobis kiiresti teki alt välja. Kunksmoori saarele olid laskunud luiged. Kogu rand, meri ja õhk oli neid täis. Kunksmoori märgates lendasid mõned neist oma kauneid valgeid tiibu lehvitades talle vastu. Nad puudutasid oma pikkade kaeltega noori põski ja lendasid tagasi lahele. Aeg-ajalt laskusid nad veepinnale ja liuklesid kaelu kumarasse tõmmates uhketena ja kaunitena ringi. Kogu ümbrus kaikus nende kummalistest hüüetest. Kapten jälgis luikesid lummatult. Midagi sellist polnud ta iialgi näinud. Ta ei sööjandanud isegi Kunksmooril kõrvale astuda. Nii imelised tundusid ta meelest noore suured valged lind. Kunksmoor kõndis luikede vahel, puudutas nende sulgi, rääkis neile. Ta ei pannud tähelegi, kas astus mööda liiva või kive, komistas mulluses pilliroos või solpsis või kevadiselt külma vee. Kunksmoor nägi ainult luikesid. Luikede läbilend kestis mitu päeva. Tulid üha uued ja uued linnud, endised aga lahkusid põhja poole, vesitsuspaikade poole. Kõik need päevad viibisid Kunksmoor ja Trumm rannas. Trumm tundis, et ta ei unusta seda aega iialgi. Kapten Trumm oli igipõline linnainimene. Ta oli sündinud keset suurt kivilinna. Linnast oli ta läinud merele, kui oli sirgunud meheks. Laevad, millega ta sõitis, kandusid ikka suurte linnade sadamates ja nii ei olnud Trummil iial olnud juhust elada maal. Trumm ei olnud kunagi näinud, kuidas loodus kevadel ärkab. Nüüd võttis see ärkamine kõik ta meeled oma võimusse. Esimesed kollased paisaleheühed, mis ta kivide vahel leidis, viisid ta vaimustusse. Ta tundis, et tahab kaevata niisket lõhnavat mulda. Kunksmoori kappides ja riiulitel põdeles ürdikimpude ja juurepirnade vahel ka igasuguseid seemneid. Endamisi huvitatult naeru kihistades puistas kapten paar peotäit seemneid veenrale laiali. Kui Trumm aga esimest liblikat nägi, läks ta päris arust ära ning jooksis terve päeva liblika kannul ringi nagu poisike. Õhtul otsis ta oma joonistustarbed välja ja hakkas joonistama. Musta pliiatsi heitis ta silmapilk kõrvale. Ta võttis vesivärvid ja pastellid ning aina värvis ja värvis. Ta maalis urbid ja vongi, liblikaid ja putukaid, rohupõrsi ja muidugi sinist taevast ja merd. Kapten oli otse pöörane värvidest, valgusest, kevade lõhnadest ja häältest. Millekski muuks ei jätkunud tal enam ei silmi ega kõrvu. Kunksmoor vajus aga päev-päevalt üha enam mossi. Ütles ta ühel päeval Trummile. Paistab, et mina olen sulle paljas õhk, vastas kapten unistavalt. Tunned sa, kuidas õhk? Sellest niiske mulla ja puhkevate punkade hõngust käib mu pea hommikust õhtuni ringi. Pumises Kunksmoor. Nii oli siin olnud igal kevadel, nii kaua kui ma mäletan. Kevad aga muudkui edenes. Trummi vaimustus üha kasvas, Kunksmoori tusk süvenes. Kui jõudis kätte sinilillede, parsakabjade ja ülaste aeg, istus Trumm päevad läbi võlutult võsas, ega tulnud enam koju söömagi. Kunksmoor tõmbus nüüd päriselt murniks. Mis mõtted need küll on, mida võsas peab hauduma, küsis ta kaptenilt. Kallis Emeli, vastas kapten süüdaslikult. Ma mõtlen, et ma tahaksin sind maalida. Trumm hakkaski Kunksmoori maalima. Ta maalis moori ümber tiivu laotavad luiged ja õitsevad sinililled. Jalgade ette maalis ta valge mereliiva
täis roosasid merekarpe ja rohelisi vetikaid. Kunksmoor ei koletanud moori põskedele, laskis ta paista kurna kumaval õhtuehal, nii et kunksmoor ületas kenasti ja kaunilt kui roosinopp. Kunksmoorile meeldis pilt väga. Ta käis muudkui seda vaatamas ega heitnud peeglisse enam pilkugi. Ühel hommikul ütles ta ka Trummile. Oh, sa ei ole vist veel tapnud Albanagi, et sul on nõiamoor naiseks. Ma tean küll, et mu naine on nõid, vastas Trumm, ja mis siis sellest? Nüüd ohkas kunksmoor kibedalt. Sa ei näe ju sedagi, mis nägu ma tõeliselt olen, ütles ta. Oh, ma olen suvist ära teinud ja hoian nõiapaadidega oma saarel kinni. Kogu päeva oli moor turris ja tusane. Järgmisel hommikul tuli kapten Elevi järevalt kunksmoori juurde. Tule ometi vaatama, hüüdis ta. Kapteni nägu oli nii õnnelik ja ära seletatud, et kunksmoor läks talle sõnapi lausumata järele. Trumm viis kunksmoorile oma peenramaale. Igast mulda pistetud seemnekesest oli võrsunud lilluke roheline võsu. Vaata, kõik seemned on üles tõusnud, jubeldas Trumm. Noh, ütles kunksmoor peenralt, silmitseses. Need olid takjad, oled nad liiga tihedalt maha pannud. Takjadelt kasvavad laiad lehed. Trumm tükitas peenra kõrvale ja puudutas ettevaatlikult sõrmega iga taimekest. Mina olen nad äratanud, hüüdis ta õnnelikult. Imedast kapist tõin ma kuivanud seemnekesed välja valguse ja niiskuse kätte. Minu käe läbi tõusid nad elusse. Ma olen ju saatnud korda tõelise ime. Noh, pomises kunksmoor pahuralt. Oled tõesti kena imetegija. Sellel päeval paugutas moor uksi ja aknaid ja loopis kõike, mis käe alla jäi. Trumm aga istus peenramaal ja maalis oma takja taimekesi. Õhtul puruks pillutud asju kokku pükkides ütles kunksmoor kiuslikult. Paistab, et ka minul on aeg lennata nõiatempusid tegema. Trumm oli niivõrd muismeelis, et pomises vaid, aga kindlasti kallis Emmeliine. Võib-olla ei tule ma üldse enam tagasi, küsis kunksmoor ebakindla häälega, aga kapten ei kuulnudki teda. Kas sa nägid, kui palju nad tänase päeva jooksul kasvanud on, küsis ta vaimustatult. See vastus solvas kunksmoori hinge. Siis takjad olid Trummi meeles tähtsamad kui tema. Pisarad silmis puhus moor õhupalli täis ja tõusis õhku. Polnud tal mingit tahtmist nõiatempe teha. Ta ei märganud tuule suunda ja tugevustki. Tuul kandis ta, kuhu tahtis. Kunksmoor ei pannud midagi tähele, üksnes kiljatas aeg-ajalt solvununa üle mereavaruse. Soit läks pikalt üle vee. Tuul ajas kunksmoori rasketesse vihmapilvedesse, kus ta üdini märjaks sai. Las ma külmetan endale kopsupõletikku pomisest ja hindamisi haavanud. Küll Trumm siis näeb, äkitselt hakkasid kunksmoori ümber sähvima heledad paigud. Õhk vabises piksekärkatustest, katkus tubli õike, kuigas moor üle mürina, palas Trummile, kui välk mõnd maha lööb. Äikesetorm tegi kunksmoori südame kergemaks. Kui maru mööda sai, oli ta peaaegu leebes meeleolus. Ta hakkas jälle märkama, kus ta on ja millest üle lendab. All laiusid elutud tuhaväljad ja räbumäed. Moorike tundis, kuidas neist voovab üles seletamatult nukrust, mis tema hinge kurbusega ühineb. Vaene kunksmooride, ütles ta valulisel häälel. Siia ahtratele tuhaväljatele lendasid sa siis surema. Kuidas küll vaene Trumm su järele leinab? Eemalt sülgasid pikad korstnad tulist ööbust ööpimedusse. Seal ootabki sind su tulereid, ütles kunksmoor ja pööris õhupalli korstnate poole. Kõige kõrgema korstna otsa tormas ta kinni.
Korsnavast paiskusid õhku sädemest helkivad mürgised suitsupilved. Aeg-ajalt lahvatasid kõrgusse heledad punakad leegid. Kunksmoor tõmbas kopsud viimast korda õhku täis ja hüüdis jääjumalaga trummike. Seejärel pistis ta pea paksu mürgise suitsu ning leekide sisse. Varsti tundis ta, et ei saa üldse enam hingata ja tõmbas pea tagasi ja ahmis veel kord. Värsket õhku, ta juuksed olid tuld võtnud ja prigisesid kõrbedes. Nuurid, millega ta end õhupalli külge oli kinnitanud, põlesid läbi, pallis tungis õhk sisinal välja ja tühi kest vajus alla sügavusse. Moori kõnes rõivalt pidi korsna pugaliseks ehitatud serval. Vaene kunksmoor, ütles ta. Kui sul trummike sind nüüd näeks, ei istuks ta igatahes enam oma takjamaal joonistamas. Korsnast tuli uus leegi pahvak ja käis kunksmoorist valusa hingusega üle. Kunksmoori riided lõid lõppendama. Suits mattis ta nüüd enese sisse. Kunksmoori eluvaim hakkas vaibuma. Ta ronis üle korsna selva, et kukutada end altpoolt tupruva mürgise suitsu tule sisse. See ongi su lõpp, kunksmoorike, hüüdis ta. Kuidas küll trumm seda suudab üle elada? Kunksmoori silmist hakkasid voolama suured haleduspisarad. Ta südahääratus ja kangus hakkas sulama. Juba ripnes ta seespool korstent ja oli iga hetk pudenemas alla milavasse tulemõllu. Teadvus muutus uduseks. Kunksmoor tundis suurt nõrkust ja väsimust. Sedaviisi sa ju tõepoolest surmaroaks kärises ta ja mitte keegi ei saa kunagi teada, kuhu sa oled kadunud. Oh, minu trummike, ma ei või sind ometi nõnda maha. Mis jaoks ma küll siia korsnasse pidin tükkima? Kunksmoor tahtis tuld madalaks lültsida ja suitsu mujale lausuda. Mutta jõuetud huuled suutsid pomiseda ainult tühje, elutuid sõnu. Kunksmoori võim oli väsinud. Tuli ja suits ei kuulanud teda, vaid mähkisid moori üha usinamini endasse. Pole ju võimalik, et elu otsa saaks, sosistas Kunksmoor imestades. Niisugust asja ei olegi. Pooleldi teadvusetult hakkas ta korsnatoru sees uuesti ülespoole ronima. See polnud enam kerge, sest moori käed ja jalad olid lõdvad. Ja pööritas ja süda tippus seisma jääma. Kopsud olid täis mürgist vingu, keha oli kaetud põletushaavadega. Kuid Kunksmoori sitkus polnud veel täiesti kadunud. Ta kubavad käed leidsid tulise raudredeli, mis korsnasse oli ehitatud. Seda mööda nihkus moorike vaevaliselt. Uhkul vaevaliselt korsna servale tagasi. Redel jätkus ka korsna välisküljel. Nüüd juba enese teadmata hakkas Kunksmoor sammhaaval allapoole laskuma. Ta minestas, kuid ta luised sõrmed klammerdusid nagu linnujalad tugevasti redeli pulkade külge, nii et ta ei kukkunud. Alles päris maa lähedal vajusid ta käed lahti ja ta langes teadvusetult tuha hunnikusse. Trumm ei pannud järgmisel hommikul tähelegi, et Kunksmoor on kadunud, siis niipea kui väljas valgeks läks. Pages Trumm ise salama ja mobiilsite paberitega takjamaale. Pimeda tulekuni istus ta seal ja muudkui joonistas innukalt ja segamatult iga taimekest, iga lehekest, iga rootsukest ja soonekest. Alles siis, kui silm enam ei seletanud, korjas ta paberid kokku ning hakkas koju minema. Merel oli tõusnud tuul. Hiilid paugutasid majaost
nii et see kostis metsa allagi ära, kus siis Emmeliine on, et ta tuulel ust laseb lõhkuda, mõtles kapten. Ta kõht porises tühjusest, nina püüdis võimalt toidulõhna tabada, kuid korstnast ei tõusnud suitsu, koduaknad olid pime. Äravalt karjudes lendles kajakas katuse kohal. Trumm astus imestades majja. Tuba oli tühi ja külm kui hundilaud. Alles nüüd tuli kaptenil nagu läbi udu meelde Kunksmoori mineku ähvardus. Nõutult süütas ta poltest tule ja hakkas suppi keetma. Ta sõi ise ja pakkus ka kajakale, kes tema järel tuppa oli lennanud, kuid kajakas ei võtnud Trummi käest sööki vastu, vaid üksnes kisendas hädaliselt. Tuul merel aga sedagu aina tugevnes. Kapteni süda läks üha rahutavaks. Ta mõtles Kunksmoorile seal väljas varu käes ja kõigile laevadele voolaval merel. Lõpuks pani ta sooja villase kampsuni selga ja läks randa. Tarvis tuli üles teha, Kunksmoorile koduteed näidata ja ikka võõrad laevad märkaksid maad ning karidat lähedust. Torm kestis kogu öö, järgmise päeva ja veel ühe öö. Kapten oli mõlemad ööd väljas ja hoidis tuult kõrgeis leekides. Alles vastu järgmist hommikut oli rahuneval meresillal midagi märgata. See oli kerge tormis kannatada saanud purjepaadike, mida tuul saare pole ajas. 2 noort poissi, üks habemik, teine vibalik, katsusid laevukest kivide vahelt randa juhtida. Kui purjekanina liiva sisse kinni jooksis, nägi kapten, et paadis lamab veel pähklikoore karvajuustega märk tüdruk, silmad kinni, nägu valge ja külm kuju. Tüdruku kõrval oli hunnik pille, kõik püha vett täis. Meie õde oli tormist kurnatud, ütles habemik poiss ja meie purjekas sai kivide otsas viga. Kas sa annad meile nii kauaks peavarju, kuni õde kosub ja me oma paadi sedavõrd korda saame, et võime edasi sõita? Muidugi, ütles Trumm ja aitas tüdrukut paadist tule äärde kanda. Poisid kallasid ligunenud pillidest vee välja ja koputasid murelikult märga puud. Pillipuu ainult soksus tasakesi vastu. Kas saavadki enam hääle sisse, ütles vibalik poiss õnnetult. Kapten puudutas tüdruku jääkülma kätt ja katsus ta otsaisist. Teie õde on vaja kiiresti ja kuiva ja sooja viia, ütles ta poistele, tulge. Kodus pani Trumm tüdruku voodisse 2 nina vahele pikali ja tegi tulist kibuvitsa marjateed. Tüdruk oli aga liiga uimatu, et lunksugi. Selle eest said poisid teest sooja. Kui nad ka Trummi tunailse supi ära olid söönud, jäid nad nii uniseks, et vajusid sinna samasse koldeltule paistele magama, vettinud pillid kaenlas. Trumm võttis pillid tasakesi ära ja viis õhu kätte kuivama. Seejärel asus ta tüdrukut toibutama. Oleks nüüd ometi Kunksmoor kodus olnud. Trumm oli ilma moorita, õige abitu ja nõutu. Asi ei andnud aga oodata, küll tüdruk vajas kiiresti abi. Kapten otsis Kunksmoori raamatu käsikirja välja ja asus seda uurima. Kunksmoor polnud veel aurudest kaugemale jõudnud. Tuli kaptenil hakata auru tegema. Kahtlus südames, et kas tal just see kõige õigem retsept käes, hakkas ta mooriirugu tagavarast taimi otsima. Töö võttis Trummi päris higiseks, eks temagi oli öisest tormivalvest ja Kunksmoori ootamisest surmani väsinud, kuid praegu polnud aega puhata. Lõpuks oli kaatel rohtusid täis, ei veel vesi keema ajada ja auru tuppa lasta. Trumm oli mures küll, et mis nüüd juhtub, aga kuidagi pidi ju hädalist aitama. Kui aga Trumm
auru ninasse tõmbas, läks ta süda kergeks kui taeva. Ei olnud tal enam Kunksmoorist külma ega sooja ega merehädalistest midagi. Kogu lugu hakkas talle hoopis nalja tegema. Hoolimatult itsitades istus kapten kolde kõrvale maha ja jäi täitsa huviga ootama, mis nüüd edasi saab. Aur aga muudkui kerkis ja ulatus varsti tüdruk. Tüdruk kaevastas kergelt. Peagi lõi talle punapolgesse ja ta avas silma. Endamisi naeru pihistades tõusis ta voodiservale istuma ja vaatas. Trummi mõtvates puhkes ta laginal naeru. Trumm lõgerdas vastu, hambad laiali. Aur täitis juba terve toa ja laskus päris maad. Nüüd hakkasid ka vaibal lebavad vennad. Raskest tunnest üles, kagistasid niisama. Varsti võtsid lahti ja hüppasid poisti. Väsimusest ega murest polnud enam jälgegi. Isegi kaptenil oli tunne, nagu oleks ka tema veel noor kepslemmis himuline poisike. Nüüd läks päris lustipidu lahti. Nad tantsisid, laulsid ja muudkui võõrikasid ning kilkasid naerda. Kui vesi katlast ära oli teinud ja tuli koldes kustuma hakkas, nii et enam aur ei tõisnud hüüdis tüdruk. Tee veel seda auru, veel auru. Ja Trumm kallas katlasse uue vee, viskas koldesse puid juurde, otsis uued arstitaimed kokku ja lust täis muudkui edasi. Öölepäevad täitsid aurupilved Kunksmoori majades. Nii et jagi lõpuks tilkuma hakkas ja kõik, mis sees sai märjaks, justkui oleks sadanud sooja vihma. Voodi hakkas vees nöletama, padjad ja tegid legunesid läbi. Paks pehme vaip põrandal nirtsus ja pritsis vett, kui keegi selle peale astus. Ka riiuleid ja kappe mööda nõrkus vesi. Kunksmoori käsikirjalehed ujusid vees ringi. Muidugi oli märjad ka kõik kuivatatud taimed. Kapist karkus Kunksmoor mitmesuguseid eosurmeid. Ligunes lahti ja eosed valgusid laiali. Kohe hakkasid kõikjale kasvama seened. Ka ise tilkusid peolised auruveest ning higist. Pärjad juuksed surakil, silmad pikast pilgarist auku vajunud. Näod kõhnad ja mäed. Aurutondid kepslesid nad aurupilvedes ringi ja muudkui itsitasid ning lõkerdasid. Ei tahtnud nad süüa, ei juua, ei magada. Neil polnud enam üldse millestki hoolt ega muret. Las tilgus, las nõretas, las ligunes. Kopitagu või seenetagu. See kõik ajas ainult naerma. Nad olid peas ja puuraks läinud. Lõpuks sai lõhutud puud otsa ja kuna neist kellestki polnud puulõhkujat, tuli viimaks rahu tilkuvasse majja, niipea kui aur küllalt lahtuda oli jõudnud. Vajusid nad kurnatult ja vaevatult põrandale seente vahele pikali ja uinusid raskesse unne. Kui kapten Trumm jälle silmad lahti lõi ja enda ümberringi vaatas, läks ta süda raskeks kui tinnapomm. Kunksmoori polnud ikka veel. Ümberringi vohasid aga seened, pülvikud ja puravikud, sirnikud ja mambrid, kõsened ja šampinjonid, murumunad, mürklid, reisikad ja igasugused muud, millele Trumm nimegi ei teadnud anda. Seente vahel maas magasid võõrad merehädalised, näost valged ja vaevad. Mis ma küll teinud? Ometi tahtsin ma ju ainult head. Trumm tõusis ja avas aknad ning ukse. Kohe puhus maha kevadtuuleke läbi seenetanud maja. Värsket õhku tundes ajas ka habemega poiss silmad pikkamisi lahti. Teised kaks ei liigutanud veel oimugi. Kapten ja habemik poiss astusid õuele heleda kevadise päikese kätte.
oli soe ja kaunis pärastlõuna. Meri kolises tasakesi metsatuka taga. Linnud pildistasid. Poiss sõrmitses murelikult pille, mis trumm oli õhu kätte riputatud. Pillid helisesid tasakesi ta käe all. Kõik olid kenasti kuivanud ainult tublisti häälest ära. Poiss hakkas pille häälestama. Pilihääled äratasid üles ka vibaliku poisi ja tütruku. See oli hirmus tore aur, mis sa meile tegid, ütles tüdruk trummile. Minu meel sai sellest kergeks. Merehädalised jutustasid kaptenile, kuidas nad südamesunnil oma vanemate kodumaja maha jätsid. Ja nüüd laias maailmas ringi rändavad, et oma laulu ning pillimänguga inimeste hädasid leevendada ja muresid kaotada. Trummile meeldis niisugune asi väga. Ta rääkis merehädalistele Kungsmoorist ja tema teaduslikust raamatust, millest samuti inimestele palju head sünnib. Ainult Kungsmoor ise lendas minema ja ma ei tea, mis temast on saanud. Lõpetas trumm kurvalt. Küll ta tuleb varsti tagasi, ütles tüdruk kiiresti, sest ta ei võinud tõeliselt näha ühtegi murelikku nägu. Moosekandid lohutasid trummi nii ilusasti, kui oskasid ja trummi süda läkski kergemaks. Peab paadi üle vaatama, ütles lõpuks vibalik poiss. Ma kuulen maailma kutset kõrvus. Urje laevuke oli üsna tublisti tormi käes kannatada saanud. Uri tahtis poikata, uusmast püsti ajada, lekid kinni toppida. Tööd oli palju ja et nad pikast kepslemisest veel nõrgad tulid. Siis võttis töö võhmale. Kuidagimoodi asi siiski edenes. Õhtul pärast laevaparandustööd hakkas kapten seeni korjama, maja rookima ja koldepaistel käsikirja kuivatama. Käsikiri oli aga täiesti rikutud, lehed ligunenud ning maha uhutud. Alles polnud enam ühtegi sõna. Trummisõda lõi jälle vaeva täis. Ta sai praegu aru küll, et oleks pidanud rohkem oma Kungsmoorile silma vaatama ja vähem takjamaal istuma. Nüüd oli Kungsmoor ära ja kõik kohad pahandust täis. Moosekandid tinistasid aga õrna õhtu käes pille ja laulsid ilusasti, et trummi meelt rõõmsamaks muuta. Läks veel paar päeva, enne kui laevuke sai korda ja merehädalised võitsid heisata purje ning värskest meretuulest kantuna saarelt lahkuda. Trummi randa neile järele lehvitama. Ees säras päikese käes sinine meri ja selle taga peigutas lai maailm. Tagant tuulega oli hea sõita. Laevuke muudkui liugles üle vee. Purjeka taha jäi sirge, teisest otsa vaina avarduv killuvesi ja selle avarduva killuvee kõige tagumises tipus seisis Kungsmoori saar kui pisike kindel punkt. Trumm oli moosekantidele katlaga seenesuppi kaasa. Aga riidest kotikeses, mis tüdrukul vöö küljes rippus, olid poistegi eest salaja kaasa võetud auh. Õhtu eel jõudsid moosekandid hulku merel kokku suure raskes lastislaevaga. Laevamehed panid neid tähele, nad jätsid mootorid seisu ja hüüdsid huuporisse, et tahavad moosekantidega rääkida. Purjepaadike tõsteti kogu täiega laeva pardale. Seal alles astusid poisid ning tüdruk paadist välja. Laevakapten kutsus nad enese juurde. Oleme sattunud salakaride piirkonda, ütles ta. Kas te oskate meid siit välja viia? Habemik poiss vastas kõigi eest, et
ka nemad seilavad siin merel esimest korda ning oma kerge laevukesega, mis küll just eriti sügavalt vees ei istu, mingit salakarisid pole tähele pannud, tegi laevakapten seda kuuldes. Siis me teid läbi ei saa ja ta nägu läks seda öeldes sügavat muret täis. Süngesse muresse vajusid ka kõik laevamehed, kui kuulsid. Poiss ja tüdruk ka midagi targemat ei tea. Laevakapten pakkus, et moosekandid võiksid laevast õhtust süüa ja ööd magada, et siis järgmisel hommikul jälle oma väikeses purjepaadis teed jätkata. Moosekandid võtsid pakkumise rõõmuga vastu. Meeleolulaevas oli raske ja rõhutud. Moosekandid püüdsid laulu ja mängud ka meeste meelt lahutada, aga õiget rõõmu ei tõusnud. Siis otsustas hella südamega tüdruk viimast tappa, et meeste murepilved laiali. Ta hiilis juba pimedaks tõmbunud laevalaele, otsis varjulise paiga ja pani tulukese katla alla. Peagi mähkus laev aurupilvedesse ja oligi mure murtud. Mis me tühja nutame, hüüdis laevakapten. Poisid, pange laevale täiskäik peale. Kaua me siin karide vahel kükitame. Laev viskus noolena edasi. Ta kihutas läbi pimeduse, rohujutt taga ja mehed pardal juubeldasid ning mõirkasid suurest vaimustusest. Algas pidu missugune. Mehed karkasid laevalaeval auru sees ringi, moosekandid tegid muusikat ja kisendasid laulda. Kõik heitsid niisugust eelupit, et meri kõlises käes. Laevamehed soovisid üksteisele õnne, et nende laev nüüd nii uhkelt ja kiiresti salakaride vahelt minema kihutab. Laevakapten enam jalgadel ei seisnudki. Tema seisis selgest lust, muudkui pea peal ja surus vahete vahel endal tunnustavat kätt. Mõned madrused käisid käpakil ringi ja püüdsid teisi igasugustele oma häältega emahtada, aga keegi ei kukkunud, sest kõik see oli nii lõpmata naljakas. Tüürimees oli kaardilaua peal pikali ja hoidis varvastega tüüripulkadest kinni. Ise jurises ta lauda ning sõtkus muudkui laulu taktis jalgadega rooli. Rooli sõtkumisest hakkas ta siksakke pidi sõitma ja äkilised kursimuutused niitsid tekil kõik mehed pikali. Seal nad siis veeresid naerdes ringi ja hoidsid kõhtusid kinni, aga korraga kõik kõlas hirmus mürtsatus. Laev jäi nagu paeltest peetuna seisma. Me oleme karil. Päästku ennast, kes saab, juubeldas laevakapten. Vaimustusest hõisatas lasksid mehed päästepaadid merre ja hüppasid sisse. Ees seisis väike öine lõbusõit lähema sadama suunas. Sinna nad koos moosekantidega hommikuks jõudsidki, kaamed külmunud kuhutatud. Maha jäetud tanklaev hakkas kiiresti vajuma. Katkisest kirest voolas nagu põhjatust allikast haisev kogutav õli. Õli valgus aina laiemale ja laiemale mööda merepinda edasi.